Tere, tere! Mina olen Ülle London, ma olen astroloog ja olen päris palju aega, energiat, tahtmist ja ka loomulikult igasuguseid rahalisi ressursse pannud selle alla, et õppida ikka veel ja veel seda astroloogiat ja, ja ka õppida julgust välja tulema ja rääkima sellest, mida ma olen õppinud, mida ma tean. See alati ei ole lihtne, sest paratamatult me inimestena võrdleme. Ma võrdlen teisi astrolooge ja mõtlen, et kas ma ikka oskan nii täpselt ütelda ja tema ikka räägib ikka paremini. Aga sellest peab lihtsalt üle olema, nii et ükskõik, mida sina oskad, tead, siis täpselt samuti, noh, öeldakse, et tule kapist välja oma teadmistega. Aga täna räägin ma sulle täiskuust ja 11. juunil on täiskuu hamburimärgis ja mulle on tulnud ka küsimusi just sellest, et kuidas see täiskuu mõjub, kas ainult sellel päeval või mitte. Siis ma arvan, et igal inimesel see tunnetus on erinev. Mina enda isiklikust tunnetusest minule täiskuu ei mõju. Minul hakkab ta mõjuma hoopis näiteks 3 päeva hiljem. Ma tunnen, et siis on mul hoopiski selline sissevaatamise aeg või kuidagi mõnikord on niisugune hoopis raskus nagu sees, et tahaks nagu tõesti õhata sinna kuu poole. Ja ma uurisin ka erinevaid astrolooge, mis nad on arvanud sellest, et nad jäävad ikkagi selle arvamusele, et see mõjuraam ehk täiskuu mõju on kindlasti juba 3 päeva enne täiskuud kindlasti, sest energia hakkab siis nagu kogunema ja siis võidki märgata juba sellist suurenevat tundlikkust või ärevust või mõningal puhul ka sellist loomingulist inspiratsiooni või kellel nagu keegi ütleb, et vaat nüüd ma tahaksin nagu välja tulla ja nüüd ma tahan teha nii, nagu see kuu hakkab välja paistma, siis tema ka soovib välja paista. Ja kindlasti on siis see täiskuu päev, on siis need emotsioonid on nagu haripunktis. Ja siis võidki tajuda, et miks sel ajal tehakse rituaale, sellepärast et sa oled nagu vabastamiseks või vastuvõtmiseks nagu valmis. Ja 3 päeva pärast täiskuud, siis see energia hakkab vaibuma, aga samas see energia ikkagi ütleb, et aga reflekteeri, mis sa oled teinud, mis on ikka veel vaja lahti lasta, mida uut võin endasse võtta, sest pärast täiskuud ikkagi mingi hetk hakkab tulema juba jälle noor kuu ja siis ongi vaja jälle need mõtted nagu üheks saada. Nii et mõned astroloogid usuvad, et täiskuu mõju võib ulatuda kuni järgmise noorkuuni ehk siis peaaegu 2 nädalat. Nii et sina võid ise tunnetada, sa võid ka üles kirjutada ja pärast on kas või aasta otsa kirjutad iga täiskuul ülesse, kuidas sa oled ennast tundnud ja siis sa saad võrrelda, sest see on ainukene. Meil ei jää meelde ja mõnikord võib ka öelda, et millises märgis on see täiskuu. Mõnikord mõjutab ka see sellepärast, et mina leian, et ka millises kuus sa ise sündinud oled, siis võidki olla vastuvõtlikum, sest see on minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et paljud astroloogid ise arvavad ka seda, et kui näiteks sinu sünnikuu ongi täiskuu, kus päike ja kuu on ju
vastasmärkides, siis see loobki sellise sinu sisemised nagu pinged või duaalsused, et kas üks või teine ja iga kord, kui tuleb täiskuu, siis ta aktiveerib sedasama mustrit, äh, mis on sinu sünnikaardis. kas ta siis tugevdab seda, tugevdab taipamisi või tekitab konflikte, aga mingisugused emotsioonid ja tunded ikkagi mm, pinnale ujuvad. nii et see on üks küsimuse vastus. aga lähme siis edasi. täiskuu tuleb 11. juunil siis hamburi tähemärki. hambur on meil see vabaduse ihkaja tõeotsingutel ja seikleja. ja võib-olla tõesti soovid sellel täiskuul hakkab trigerdama see, et sooviksid oma silmaringi laiendada, mingisugust uut asja õppida või jagada ka oma teadmisi. ongi see kirjutamine sobib siia hästi. või sa leiad just, et mingisuguste tõeotsingutel oled sa jõudnud mingisugusesse punkti, kus on nüüd vaja need uskumused ära lõpetada, neid muuta. hea aeg on hamburiga muidugi ka unistada. jäär, täiskuu tuleb sinu 9. majja ehk hamburi enda majja ja sa võidki tunda vajadust otsida oma elule tähendust. mida ma senikaua olen teinud, kuhu ma tahan jõuda? tahad nagu sellist kas laiemat vaatenurka või uut vaatenurka mingisugusele konkreetsele teemale, mis sul üles kerkib. aga võib-olla lõpetad mingisugused õpingud ja on praegu taipamise aeg, kas ma tahan nende õpingutega või nende teadmistega jätkata. tahan ma mingisuguseid muid õpinguid ette võtta või tahan ma hoopiski puhata ja reisida. või võib-olla sa oledki juba reisil, mine tea. aga tundub, et selline oma uskumuste ja oma teadmiste jagamise aeg, oma tarkuste jagamise aeg ja võib-olla isegi on sul vajadus sellel perioodil millestki lahti lasta või isegi kellegist lahti lasta. uskumused võivadki muutuda ja võib-olla tulevad päevavalgele siis senised sisemised tõekspidamised. aga jäärale tuli kaart maa, mis vaatab sellel täiskuul. kui sul on võimalus tõesti olla jalgupidi maa peal ja võtta seda maaenergiat, et jahutada enda tulist energiat ja keskenduda ühele projektile, ühele tegemisele just nüüd. sõnn, sinu täiskuu tuleb 8. majja ja valgustab sinu sisemaailma, tundeid, haavatavust, aga usaldus ka iseenda ja oma ümbritseva vastu. võib-olla ongi hea aeg vaadata iseenda sisse. sõnn võib-olla alati ei taha seda teha, ta tahaks nagu mingeid konkreetseid asju, aga enda sisse vaatamine ei pruugi lihtne olla. aga siin võib esile kerkida ka jagatud ressursid või ühisvara või väärtushinnangud. nii et kes olen mina, mis on ühiskond, mis on minu väärtused, mis on ühiskonna väärtused. ja eks sa siis tervendad läbi nende mõtete, et kui sa oledki silmitsi sel hetkel oma sisemiste hirmu või ka harjumustega, mida võid või mida on vaja muuta, siis täiskuu tegelikult soosib just sellist mõtlemist, kirjuta välja, põleta ära, mida ei soovi ja kinnita seinale see, mida sa soovid. sõnn
sinu kaart on seisak. Väga huvitav on see, et kui jäärale tuli maamärk tasakaalustama, siis sõnnile tuleb tulemärk nagu tasakaalustama, aga ma näen, et sa pead läbi hammustama selle kaardiga või selle täiskuuga, mis on elus sinu mustrid. siin on nagu mingisugused väga konkreetsed mustrid, kus sa ise ei ole rahul, et mingisugune üks või teine suhe läheb täpselt samuti nii nagu ükskõik, mida sa nagu teed, siis ta läheb sellesse samasse ühte ritta. ikka, ma ei tea, mehed või naised on ühesugused, töö on ühesugune, rahavoog on ühesugune ja praegu see täiskuu ütleb, et aga vaata üle, kuidas sa saad seda mustrit ikkagi muuta. Milliste vahenditega saab mustrit muuta? Siin ta annab seda, võib-olla pead sa ise olema lihtsalt aktiivsem nende mustrite muutmisel. Kaksikud, täiskuu teie 7. majas ja täiskuu toob fookusesse sinu lähisuhted ja võib-olla teeb, kuna kuu on meie emotsioonid ja tunded, siis see kuu võibki teha sind teiste inimeste suhtes natukene tundlikumaks ja eriti siis partnerlussuhtes, aga võib ka olla siis see nii intiimpartner kui ka äripartnerid, et vaata üle. Sa soovid nagu sel hetkel saada rohkem mõistmist, rohkem kontakti, et nad saaksid sinust aru, aga samal ajal võib-olla sa ise pead tegema neid mingisuguseid piire iseendale ja teistele, et mida sa tunned, kuidas ma neid oskan väljendada, kuidas teised vastu peegeldavad sinu tundeid ja tegemisi. Nii et selline peegel näitab sulle, mida on vaja emotsionaalselt võib-olla lahti lasta või kuidas peaks oma suhetes üldse arenema. Siis kaksikud, kaksikute vikerkaar annab seda suhtlemist ja suhtlemist veel juurde siin selle kaardiga. Ja mulle ütleb, et sa peadki olema praegu julge selle suhtlemisega, õppimisega, õpetamisega, jagamisega. Ja kui sul tekib praegu mingisugune uus hobi, eriala, mida soovitakse, siis selle kaardiga ma ütlen, võta see vastu, katseta. Vähk, sinu täiskuu on 6. majas ja 6. maja on meil selline igapäevaelu ja töö ja rutiinide, aga ka hoolitsuse maja. Et võib-olla ongi vaja üle vaadata see tööelu harjumused ja füüsiline heaolu. Mis see rütm on? Millises rütmis sa elad? Kas see hommikul tööle, õhtul koju, millise tunde see sulle tekitab? Võib-olla on aeg kehtestada mingisugune uus kord, uus süsteem ja loobuda üleliigsetest ülesannetest. Kas saab seda kellelegi delegeerida? Kuidas seada oma töö, eraelu, hoolitsus iseenda ja teiste eest nagu tasakaalu? Siin võib lihtsalt sellel täiskuul välja tulla sinu enda sisemised tugevused või nõrkused. Et sa saad üks hetk aru, et ma ei saa sellise tempoga enam jätkata. Jah, võivad ka võib-olla päevakorda tulla just töökaaslased, et kuidas nendega võib-olla paremat sidet, emotsionaalset sidet luua. Vähk. Vähk võib siin selle ohverduse kaardiga natukene, nagu mulle tundub, et selles mudas tammuda ja ei saa edasi ja ei saa edasi. Aga need ei ole isegi sinu tunded, mis sind panevad paigal tammuma. Sa oled üle võtnud kellegi teise tunded ja koos teisega mingisugust elu osa
elad läbi, nii et sul on praegu see hetk, kus sa peaksid nagu endale ütlema, et mis on sinu tunne, mis on kellegi teise tunne, mis on sinu vastutada, mis on kellegi teise vastutada. ära vastuta eriti just oma emotsioonide ja tunnetega ei ole mõtet teiste energiasse minna, nii et lase sealt lahti. Lõvi täiskuu on sinu 5. majas, sinu iseenda majas. nii et vaata, mis, mis seal selles sinu armastuses, eneseväljenduse või loovuse majas, mis, mis tunded sul tekitab, kui sa ei saa ennast väljendada selliselt, nagu sa soovid. Võib-olla on see, et sul saabki nüüd just mingisugune projekt valmis ja sa oledki valmis tulema, ütleme siis avalikkuse ette või siis ka see täiskuu energia laseb lõpetada selliselt, et sa ei tunne ennast nagu piiratult enam, vaid laseb vaikselt lõpetada ilma suurte võib-olla selliste plahvatustena. Siis järgmine on lõvi. Lõvi on see, et kuigi sulle meeldib võib-olla vahepeal avalikkuse ees olla ja oma loovusega oma loovust näidata, jah, siis praegu see täiskuu, ma vaatan, on see, et sul käivad nagu uksed kinni lahti, süda on kord avatud, kord on kinni. Mis asi see nagu on, et sul nagu mingisugusest julgusest on praegu puudu, aga see kaart tuleb ütlema, et usalda oma nagu sisetunnet, usalda oma südant või ava süda jälle uuesti. Võib-olla sul on mingi hetk, kui see süda on sul natukene kinni läinud, ja võta välja see üks talismann, mida sa arvad, et sul on praegu just vaja. Neitsi täiskuu on sinu 4. majas ja kutsub sind pöörama tähelepanu siis kodule, perekonnale, ka minevikule ja võidki mõelda oma juurte üle, esivanemate üle ja mis on sinu jaoks turvatunne. Kas siis, kui keerad ukse lukku, on turvaline? See, kui sa istud oma perega kodus ja uks on lahti, on endiselt turvaline. Või võid sa ka üksinda olla aasal, istuda ja see turvalisus tuleb sinu enda seest, mõtle selle üle. Aga võib-olla soovid muuta oma elukeskkonda just koduselt. Võib-olla tahad ka hoopis vanematele minna sinna remonti tegema või sulle tundub seal, et oi, siin ei ole küll mitte midagi 100 aasta jooksul muutunud. Võib-olla otsid ka uut kodu. Aga see on igatpidi hea aeg tervendada suhteid oma pereliikmetega ja võib-olla mõista paremini iseenda seda sisemist vajadust selle järgi, et kuhu ma kuulun.